ja Lämmijärve kalapala avab oma uksed. Meil on täna siin hästi palju rahvast. Meil on esinemas Tartu Ülikooli rahvakunstiansambel hästi erinevate rühmadega. Siis ma näen, et meil on külas Setomaa Ülemsootska, Annela. Vaadake, Seto riietes näitseks seal. Ja meil on väga hea meel, et te ankurdasite enda meie kohvikusse. Nautige päeva ja nautige ka teisi kohvikuid. Ja nüüd ma annangi esinemisjärje Tartu Ülikooli rahvatantsijatele. Tere, head külalised ka Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli poolt ja meid on siin tõesti täna päris palju. Ja te võite juba tulla lava peale. Esimene tants kannab nimetust Ruhnu sõit ja siis meil on siin esindatud vilistlasrühm, meil on esindatud tudengite segarühmad, siis on meil neidude rühm olemas ja meil on ka järelkasv tulevaste tudengite näol ja siis on meil ka veel täiesti pisikesed mudilased olemas. Nii et head kontserdi nautimist.
ja järgmiseks tulevadki lavale meie kõige väiksemad tantsijad ja nemad tantsivad 2 tantsu järjest. Esimene tants kannab pealkirja Muinasjutu hobuu ja teine on Savikoja venelane. Suur aitäh meie kõige väiksematele tantsijatele. Nüüd teeme väikesed tagasivaate tantsupeole ja tuleb esitusele Maie Orava tants Tantsukutse.
kannab pealkirjas Sabavalss. Ja päris algselt on selle tantsu nimi olnud veel Orava Sabavalss, sellepärast et selle tantsu on loonud Maie Orav. Aga kas ta nüüd just sellepärast on Orava Sabavalss, et see on Maie Orava loodud, või on ta mõnel muul põhjusel Orava Sabavalss, siis see ongi natukene selline lahtiseks jäänud väide. Päike särab meil siin väga ilusasti ja tulevased tudengid. Nemad on natukene suuremad lapsed, nad käivad umbes 5. ja 6. klassis. Tantsivad meile laul Päikesest. Kui ma olin veel hästi väikene, ringis siis ema mulle päikese. Päike oli suur, juba rikjad kuu, korda veeres mu peost minema. Ei, nüüd lähen ma, ammu olen suureks saanud, kust küll leiaks ma oma väikest ei tea. Ei, nüüd lähen ma, ammu olen suureks saanud, kust küll leiaks ma oma väikest ei tea. Ei tea, ema ütles siis, kõigil juhtub nii, öös sama kord leiab päikse tagasi. Ootab veidi veel, kuni suureks saab, kingid siis päikse oma pojale. Ei, nüüd lähen ma, ammu olen suureks saanud, kust küll leiaks ma oma väikest ei tea. Ei, nüüd lähen ma, ammu olen suureks saanud, kust küll
neiud, aga neiud tantsivad meile sellist tantsu, mille sees võib näha aja liikumist, seal võib näha ajaratast ja seoses selle ajaratta pöörlemisega on siin võimalik näha ka 3 põlvkonda. Siin on näha nii vanaemad kui emad kui tütred, nii et olge tähelepanelikult märkama. Ja võib-olla just selline ilus kodu, kus on nii vanaema kui ema kui tütred ja pojad kõik olemas. Võib-olla selle kodu kohta võibki öelda, et see on üks mõnus pesapuu või pesakoht, kuhu alati tagasi tulla. Enne veel kui uni tuleb.
kohviku nimi on siin Lämmijärve kalapala. Ja me ei saa kohe kuidagi teistmoodi, kui me tantsime ühe kalamehe tantsu teile. No nii, karjapoisid on valmis, jah? Väga hea, karjapoiss on kuningas. Oh,
nüüd tuleme jälle neiud ja nendel on mingisugune asi omavahel klaarida. Nad ei saa aru, kust sa teadsid tulla. Ja Siilil on silmad ja ühesõnaga selles tantsus on mingit arvete klaarimist päris palju, nii et eks te leidke see ise üles. Tahaksin öelda, et kõik poisid, kes praegu tantsima hakkavad, on Jürid. Aga tegelikult tõsi on see, et nendel seal pole mitte ühtegi Jürit.
meil tegelikult ansamblis ikkagi üks Jüri on ka. Aga on nende Jüridega nagu on. Teate, see, mis täna veel on kuulujutt, see vist homme võib vabalt olla ka kusagil ajalehes esikaane uudis, nii et olge kuulujuttudega ettevaatlikud. No kellel üle on, see ütelgu. Kellel liiga palju on, andke teada. Me võtame kõik ära. Otsa lõppi laulukene. Otsa lõppi, me võrsivana viisi pääle, kuki suhe kodu pääle. Otsa lõppi. Otsa lõppi,
kord. Jätan kõigile teile kõigile. Otsa lõppi laulukene. Meie väikene tantsuetteaste hakkab nüüd läbi saama ja ongi jäänud veel üks ainus tants. Ja mulle tundub, et selle tantsuga oleks hea tänada siinseid perenaisi, kes teid head pealtvaatajad juba postitanud on ilmselt maitsva söögiga. Ja sellepärast tantsime ühe köögipolka. Teile head pealtvaatajad, meie olime Tartu Ülikooli rahvakunstiansambel ja soovin teile ilusat päeva veel siin Setomaal. Nautige kindlasti ka teiste kohvikute pakutavat ja ilusat päeva teile kõigile.